mul tuli südamesse ka algul natukene rääkida sellest, et mõttekõrgistuste vastu, et vahest me vaatame siia lava peale, vaatame neid inimesi, mõtleme, meil on mingid mõtted, mingid arvamused nendest inimestest, aga ärge vaadake minu peale, vaid vaatame Jumala peale ja sellele, mida tema tahab teha. Et ma olen aru saanud, et inimestena me palju asju nagu, meil tekivad eelarvamused ja see palju jääb takistama meil kätte saada seda, mida Jumal tahab rääkida nende inimeste kaudu. Ja kui sinul on midagi minu vastu, mida ma ei tea, et ma olen teinud haiget, võib-olla olen kiirustanud kuskil, jooksnud mööda sinust ja sa oled öelnud, et oma mõttes, et küll on ikka nõme vend, siis anna mulle andeks. Ma ei ole teadnud. Võib-olla mul oli midagi siht silme ees, et ma kiirustasin kuhugile. Mis iganes olukorrad on, vahest me enda sees paneme inimesed paika ja me ei võta enam vastu neid asju, nii et laseme nüüd nendest asjadest lahti ja keskendume sellele, mida Jumala vaim tahab teha. Ja lihtsalt ka selles palves praegu palume, et Isa, me tuleme sinu ette ja Isa, me palume, et tõesti sinu vaim võiks avada meie kõrvad praegu, meie silmad, meie mõistuse, meie vaimse arusaamise, et me võiksime mõista sind ja saada aru, mida sina meile hakkad kõnetama. Tänu sulle, Jeesus. Amen. Kogudus on lahe selles mõttes, et Jumala vaim liigub koguduse keskel ja Jumala vaim kõnetab erinevaid koguduse liikmeid ja sõnum on väga sarnane. Ja siis sa saad aru, et ma olen õigel teel. Sest et see sama vaim räägib erinevatele koguduse liikmetele samu asju. Ja täna on ka siin väga palju midagi esile tulnud, mis on Jumal mulle kõnetanud ja mida mõtlesin, et ei tea, kas ongi vaja rääkida. Aga see on niimoodi, et kui me võtame aja Jumala ees, mul on praegu olnud see periood, kus mul on sündinud laps, ma olin isa puhkusel ja siis Maarjus ei torma, Maarjus on kodus rahulikult ja kui inimene on rahus ja ei torma ringi, et mul 100 mõtet peas, siis Jumalal on tunduvalt lihtsam meile rääkida. Ja 14. septembril ma lihtsalt, Jumal hakkas rääkima. Ma mõtlesin, et ma hakkan kirjutama. Ja siis ma vaatasin, et okei, Jumal, sa andsid mulle praegu jutluse. Ja mõtlesin, et ju siis tuleb ka võimalus millalgi seda jagada. Ja kuidagi tuli nagu südamesse ka, et see kutse tuleb varsti. Ja 15. septembril järgmisel päeval kirjutab Mirjam, kas sa tahaksid jutlustada need kuupäevad, valikud, mis oli, siis mõtlesin, et Jumal, sa andsid jutluse enne, kui see kutse tuli. Ja mõnes mõttes on nagu harjumatu ja halb, kui see tuleb nii palju varakult, sest et nii paljud muud mõtted hakkavad seda häirima. Aga see oli huvitav, et tegelikult Jumal kinnitas. Ma käin Valguse tee piiblikoolis ja seal iga kord, kui keegi lavale astus, Jumal on mulle sellest rääkinud. Jumal on mulle sellest rääkinud, räägib nagu kinnituseks mulle nende inimeste kaudu neid samu asju. Ja see annab julgustust, et see, mida ma olen saanud, Jumal räägib ka teistele lastele sama juttu. Nii et ära pahanda, kui tuleb ka kordusi, nii et aga ma tahaks täna rääkida, Jumal on südamele pannud, rääkida vaimne vabadus Kristuses. Ja see puudutab meid kõiki, sest et me oleme inimesed ja meie sees võib olla rohkem ahelaid ja piiranguid, kui esmapilgul võib tunduda. Ja
mul on siin üks niisugune näitevahend, võib arvata, et ma olen nagu väga mõjutatud lastetööst ja noortetööst, et teen teile pühapäevakooli siin. Teate, need füüsilised või visuaalsed näited on niisugused, mis jäävad hästi meelde, sellepärast on need siin. Ja ma ei hakanud Raivo juttu pidi siit mängima, sest et ma ei joonista nii hästi, nii ma printisin selle siia. Siin on elevandid ja pühavaimu õhtul ükskord tuli selline pilt elevandist ja siin on natuke midagi puudu, ma natuke täiustan seda, nii palju ma ikka oskan joonistada. See väike elevant on selle doki küljes. Kas te olete tähele pannud tsirkuses see suur elevant? Täpselt samamoodi. Siin on dok, see on mingisugune postikene ja tal on see pael siin ümber ja ta on siin sellega kinni ja ta ei lähe mitte kuhugile. Nii suur loom. Nii väike dok. Ja ta ei rebi ennast lahti. Elevanti dresseeritakse niimoodi, et kui nad on väiksed, võib-olla isegi väiksemad kui see elevant siin pildi peal, ta seotakse kinni kas metallposti või mingi posti külge, ta sipleb, ta üritab ennast lahti tõmmata kõigest jõust, mitmeid kordi. Aga siis ta saab aru, ma ei saa lahti. Ja ta lepib sellega. Ja nüüd see sama väike elevant kasvab suureks. Tal on jõudu 10 kordi rohkem, kui mitte veel rohkem kordi, et tõmmata ennast lahti. Aga ta ei ürita enam. Sest et ta mäletab, et ta ebaõnnestus. Ta mäletab seda kogemust, kui ta oli väike. Ja ta oli seotud. Nüüd ta on suur ja tugev, aga ta on ikka seotud oma mõtetes. Ja tuli selline pilt lihtsalt teile jagada, sest et see on väga eluline. Ja see mõnes mõttes, kui suurel elevandil on see toigas seal, see on nagu õpitud abitus. Me vahest kogeme mingisuguseid kogemusi elus, kus me ebaõnnestume, kus me kukume läbi ja me kirjutame selle olukorra alla, ma ei ole suuteline seda tegema. Ma olen läbikukkuja. Ja iga kord, kui meil palutakse midagi teha selle sarnast, siis me ütleme, et ei, mina sellega hakkama ei saa. Sest et ma lähen tagasi automaatselt mõtetes sellesse olukorda, kus ma ju üritasin, ma andsin endast kõik, aga mul ei tulnud välja. Ja need on vaenlase valed. Elevant on väike näide sellest, mis toimub tegelikult ka meie sees. Ja hea näide on selle koha pealt ka, et miks tehakse seda nii väiksele, sest et sinna jäävad väga hästi need mälestused sisse sellele väiksele elevandile. Samamoodi meie, kui me oleme väiksed, kui me oleme isegi beebid, meisse tekivad mingid traumad. Kas meie vanemate poolt, kas mis iganes asju võib juhtuda elus. Ja need jäävad meie sisse. Ja nüüd, kui me oleme suureks kasvanud, me ikka tegeleme nende samade asjadega. Ja on olukordi, mis tuletavad meile meelde,
ja viivad meid tagasi sellesse olukorda, kus me olime väiksed. Ja pidevalt me pendeldame selle mineviku ja tuleviku ja oleviku vahel enda sees. Ja need köied siin, need sidumisvahendid, siin on mingisugune olukord, on see toigas ja need köied on kas hirm, mingisugune negatiivne kogemus, mingid tunded, emotsioonid, mis hoiavad kinni meid selle olukorra küljes. Ja meil kahjuks on neid toikaid ja köisi rohkem kui üks tihtipeale. Sest et vaenlane teeb kõik selleks, et me oleksime nii seotud, et me ei leiaks teed Jumala juurde. Et see oleks võimalikult raske Jumala juurde minna. Ja kõige selle tulemusena on me sisse salvestunud. Ma ei saa vabaks, minu elu ei muutu kunagi, ma lihtsalt ei ole seda tüüpi. See ei ole minu jaoks. Aga see ei ole tõde. Teise Korintlaste 10, 4-5, isegi 6. Meie võitluse relvad ei ole ju lihalikud, vaid need on Jumalas vägevad kindluste maha lõhkumiseks. Me kummutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstab end Jumala tunnetuse vastu. Ja me võtame vangi Kristuse sõna kuulmisesse kõik mõtted ja oleme valmis suhtlema iga sõna kuulmatust, kui teie sõnakuulelikkus on saanud täielikuks. Meile on antud relvad, et me võiksime saada välja nendest olukordadest oma elus. Ja see on üks teekond. Võib-olla sa käid oma peas praegu läbi neid asju, mis on sinu köied, mis on sinu tokid, mille küljes sa oled aheldatud. Aga mis on see kindlustus siis? Ongi valed, negatiivsed uskumused, kogemused, mis on meisse jäänud ja mis ütlevad, see ei ole võimalik, see ei ole minu jaoks. Ja see tihtipeale toimub meie hinges. Kui inimene on vaimi, hing ja ihu, siis vaimus Jumal on meid vabastanud läbi Jeesuse Kristuse, meie vaim on tehtud vabaks. Aga meie hinges, meie nendes tunnetes, emotsioonides on nii palju seda, mida on vaenlane saanud sinna panna ja millega ta hoiab meid kinni, hoiab meid tagasi tegelikult. Ja sellepärast on neid olukordi nii palju, kus me elus näeme, et me võitleme võitlusi ja me ei näe võite. Kas sa oled selles olukorras olnud? Loed Jumala sõnast, võidud peaksid tulema, aga reaalselt põrkad pidevalt kokku sellega. Nende tokkid otsa, mis viivad sind tagasi sinna, nendesse olukordadesse ja ütlevad sulle, see ei ole võimalik. Aga mis on siis see usk? Usu kaudu me saame võtta vastu Jumalalt. Meid on kutsutud võtma usu kaudu vastu. Ja me oleme sellest rääkinud, sest on palju räägitud, et võta usu kaudu vastu ja usu ja nii edasi. Ja see tundub nagu nii lihtne öelda, aga nii raske teha.
Aga tegelikult, kui sa võtad selle nagu lihtsalt lahti, niimoodi, et kui keegi tuleb sinu juurde, ütleb, või sa loed uudist või kuulad uudist, keegi ütleb sulle, vaata, mis seal juhtus, selline kohutav asi, milline ülekohus. Ja siis ütled, jaa, on jah, tohutult ebameeldiv, loodetavasti see ei jõua minuni. Mis sa tegid just? Sa võtsid selle vastu, usus. Sa hakkasid uskuma sellesse sõnasse. See negatiivne olukord, millest keegi rääkis või uudised rääkisid sellest, sa võtsid selle vastu. Sa ei mõelnud niimoodi, et ma nüüd usus võtan vastu selle uudise enda ellu. Ei, see toimus kuidagi niimoodi, et ta rääkis, ma uskusin ja ma võtsin selle ja nüüd minu sees on hirm. Äkki see juhtub mulle ka. Mõtle, see vend rääkis sihukesest olukorrast, see oli nii õudne, nüüd see juhtub mulle ka äkki, loodetavasti ei tule ja nüüd sa tegeled selle mõttega. Sa oled usu kaudu võtnud enda sisse mingi asja. Ja vahest me usume nii-öelda neid muid jutte rohkem kui Jumala sõna. Miks me võtame siis vastu halbu sõnumeid, aga kahtleme Jumala heas sõnas? Mul pole siukseid nagu lõplikke vastuseid, aga järeldusele, millel ma olen jõudnud, on see, et mis minu elus on olnud. Et ma olen olnud pikalt kristlane, aga selgub, et ma pole uskunud Jumala sõnasse. Väga piinlik ülestunnistus kogudu sees. Kuidas see on võimalik? Sina, kristlane, aastaid meile ei jutlustanud ja sa ise ka ei usu seda. Aga nüüd pöörame tagasi sellesse me iga päeva. Me igaühe enda ellu. Et kui me võtame selle sõna, et see on aktuaalne täna sinu jaoks, siin selles päevas, selles ajas, kus sina elad, ja see on tõsi, ja hakkad seda kuulutama endale, seda sama Jumala sõna, mis on sind vabastanud, sa oled uueks loodud. Ei, aga keegi tuletab mulle neid meelde kogu aeg. See ei ole tõsi ju. Ma kogu aeg nagu jään kuhugile kinni või alati takerduvad millegi taha. See ei arvutu mu sees, see matemaatika ei tööta. Aga Jumal tahab sulle öeldagi, et usu kaudu see töötab. Vaenlane viib meid kahtlemise sisse, kahtluste sisse. Ta teeb seda algusest peale. Kui Aadam ja Eeva olid Eedeni aias, ta tuli maokombel. Kas Jumal ikka on sulle öelnud? Kas ta on ikka rääkis ikka tõtt sulle või? Kas see on ikka õige, mida Jumal rääkis? Kas ikka juhtub nii? Tead, sa saad hoopis targaks. Ja siis inimese sisse tuli kahtlus Jumala suhtes. Ja mida me teeme tegelikult päev-päevalt või endale aru andmatult, tegelikult me kahtleme Jumalas pidevalt. Ja kui me näeme Vanas Testamendis seda, kuidas Jumala rahvas, Iisraeli rahvas läks, siis pidevalt olid need kahtlused. Mooses läks ära mäe otsa, jube pikalt on ära, äkki me peaks tegema mingi teise Jumala enda, mille poole kummardada. Kuule, sina võta see ja vormime valmis midagi. Mooses tuleb mäe pealt alla, vaatab, mida värki. Ebajumal on tehtud samal ajal, kui mina olin Jumalaga koos. Ma tulin teile sõnumit tooma, aga te juba kummardate ebajumalaid. See inimlik loomus on selline, see hinge tasand, kus on nagu niisugused nii palju kahtlusi, nii palju haiget, nii palju valu ja siin on nagu mitmed kihid meie elus tekkinud, mingid haavad. Nad on nagu, ma ei tea, tellise müür, nad on üksteise peale kuidagi ladestunud niimoodi. Need on kihi haaval läbi aegade.
pidevalt miski puudutab, miski on. Ja siin all on, meie süda. Ja siin on Jumal. Ja siia vahele tekivad kihid. Ja meie süda tegelikult muutub kõvaks. Kui meil on need haiged saamised, siis meil on raske võtta vastu Jumala armastust. Meil on raske uskuda Jumala armastusse, sest et meie kogemused räägivad meile midagi muud. Ja miks ma räägin sellest? Kuulutame endale Jumala sõna. Roomlaste 10:17. Usk tuleb kuulutusest, kuulutus aga Kristuse sõna kaudu. Kuuluta endale Jumala sõna. Ja jälgi seda, mida sa kuulad ja millele sa keskendud. Sest et see, millele sa tähelepanu annad ja millele sa keskendud, see hakkab sind mõjutama, see hakkab sind kujundama, see hakkab sind siduma. Aga vaimus me oleme vabad. Ja kui Korintlaste 3:17, ent issand on vaim ja seal, kus on issanda vaim, on vabadus. Nüüd me jälle põrkume sellega, et hinges me ju tunneme, et me ei ole vabad. Meie tunded, meie emotsioonid, mõttemaailm, seal on nii palju haavasid, nii palju pettumust ja neid kihte. Keegi ütles sulle kunagi, sa pole piisav. Ja nüüd sa usud seda kogu aeg. Sa ei saanud milleski hakkama. Tegid jälle järelduse, ma ei saa hakkama. Aga Jumal ei ole seda sulle öelnud. Need on vaenlase mõttekõrgistused. Filiplastele 4:13 Paulus ütleb, ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. See kehtib ka sulle. Tema teeb sind vägevaks. Ja nii nagu Kaupo ütles siin, neid asju tuleb mõista vaimselt. Nii nagu ta luges seda kirja kohta 1. Korintlaste 2. Aga maine inimene ei võta vastu midagi, mis on Jumala vaimust, sest see on temale narrus. Ja ta ei suuda seda tunnetada, sest seda tuleb mõista vaimselt. Ja me siin tegelikult põrkamegi kokku sellega, et me üritame seletada ära oma mõistusega asju. Ja oma tunnete ja mõistusega kogu aeg me peegeldame seda, aga ma tunnen niimoodi, Piibel ütleb niimoodi, aga ma tunnen ju teisiti. Ja me kogu aeg põrkame sellesse telliskivi müüri, nendesse valupunktidesse. Aga Jumal tahab, et sa tõstaksid oma pilgu kõrgemale, sa tõstaksid oma pilgu vaimsesse sfääri, tema peale. Ja see, mida sa loed Jumala sõnast, et meil on Kristuse meel. Ja tihtipeale ongi see, et kui mina olen põrganud sinna nendesse olukordadesse oma elus, siis ma ütlen, et aga ma usun. Ma ju ütlen selle välja, ma usun enda arust ja nii edasi ja ma tahan ka ja nii edasi, aga midagi jääb nagu puudu. Midagi jääb puudu, kogu aeg nagu üks sama ring toimub. Panete tähele, iga kord sa põrkad siia. Mingi takistus, mingisugune asi hoiab sul jalast kinni, paneb sind koperdama, kukkuma. Ja nüüd on see,
et pöörama oma pilgud oma südamesse, mis toimub tegelikult meie südames. Kui mina olin seotud ja ma läksin eespalvele ja mulle öeldi, sa ei taha vabaks saada. Mis mõttes ma ei taha vabaks saada? Muidugi tahan vabaks saada. Ma igatsen, muidu ma ei oleks siin ju. Muidu ma ei teeks neid asju. See ei mahtunud mu sisse ära. Miks mulle niimoodi öeldi? Ja mul on hea meel, et see mind painama jäi, sest et kui ma jõudsin selle nagu pondini, et minu sees tegelikult, minu hinges kuskil, see meeldis mu hingele nii väga, et tema ei lasknud sellest lahti. Minu vaim, jah, igatses niimoodi, et jookseme siit minema. Mul kunagi oli üks pilt ka sellest, et kui meie sees on, ma teen lihtsalt kriipsujukud, ma ei oska paremini joonistada. See on vaim meie sees, kujutame niimoodi ette. Ja liha ja hing hoiavad kokku. Nad on nagu, ma teen kohe niimoodi. Ja pea ei paistagi, sest ta on nii nagu üle kõigest. Ja hing, nüüd vaim ütleb, põgeneme ära siit. Liha ütleb, ei põgene, mulle meeldib. Ja mis sa arvad, kumb peale jääb? Siit tuleb käsi, mis surub põhimõtteliselt selle sinale vait. Nüüd, kui me hakkame kõnetama endale Jumala sõna oma ellu ja ei jälgi neid uudiseid ja negatiivseid asju, ei lase need enda sisse, siis muutub see tasakaal niimoodi, et vaim muutub suuremaks sinu sees. Ja see ütleb nüüd sellele lihale, see väike liha ja hing siin sees, ma tunnen ennast halvasti, ole vait. Aga ta tegi mulle haiget, ole vait. Ei loe enam need tunded ja emotsioonid, mis tahavad tulla üle. Kuidas ma tean seda? Sest ma olen oma elus kogenud seda, et kui ma hakkasin kuulutama endale Jumala sõna oma ellu, toimus vabanemine. Ja isegi endale märkamatult nendes olukordades, kus ma tegelikult inimlikult me reageerime nagu, no me võiks paiskuda lõhki vihast ja kõigest ja raevust ja pettumusest ja pritsida seda kõikjale. Nüüd, kui keegi lähedane teeb sulle midagi haiget ja ta tuleb ütleb, kuule ma tegin valesti, ma eksisin su vastu, kuidas sa reageerid? Seda ma sulle ei andesta. Võiks niimoodi negatiivselt paisata. Aga kui sa märkad, et midagi on muutunud, kui sinu sisse tulevad mõtted, esimesed mõtted, mis tulevad, on see, et on kahju valu selle inimese pärast, mida ta on teinud. Mitte et mulle, vaid see, mis on tema sees juhtunud läbi selle, et ta on teisele teinud midagi halba. Ja sinna juurde tuleb kohe see tahe. Ma tahan talle andestada, et ta võiks võimalikult kiiresti vabaneda ja hakata tervenema sellest. Ma tahan lasta ta lahti. Ja see ei ole enam see arutuskäik, mis me inimlikult suudame arutada. Inimlikult me tahaks tekitada siia veel ühe klotsi. Ta lõi mind. Mu südamesse tekib veel üks tugev pinnas. Aga nüüd, kui Jumal hakkab midagi tegema, siis ta võtab kivi haaval ja lammutab selle ära. Anna see emotsioon, anna see valu ära. Sa ütled, otsus on selle taga. Nii nagu Kaupuga ütles, sa otsustad järgida Jeesust. Sa otsustad teha selle valikud, ma tahan käia koos temaga. Nüüd sa otsustad, isa, see on valus, aga ma tahan sellest lahti saada. Ma tahan, et mu süda oleks pehme sinu ees. Anna see ka ära. Ja Jumal võtab järgmise kivi ära. Ja siis ta suunab järgmiselt. Vaata, siin on veel üks asi. Kas ma tohin selle ära võtta? See on sul väga valus, ma tean.
millest sa oled läbi käinud. Jumal teab väga hästi neid asju. See on valus, aga sa ütled, jah, ma otsustan selle ära anda. Ja su süda muutub Jumalale aina lähemale ja aina pehmemaks. Kuniks tekib see side, otsekanal ja see on kahesuunaline. Su süda on pehme, see on paindlik, see on Jumalale sõnakuulelik ja tahab teha Jumala tahtmist. Ja ta ei keskendu enam sellele hingelisele valule ja nendele sidumispunktidele, sest need enam ei seo meid. Ja mis ma nende sidumispunktide juures veel tahan välja tuua, et need ei ole ainult need, mis meile väiksest peale kaasa antud, see on nagu pärand. Pärand on natuke laiem, et see ei ole ainult niisugune nagu, et saan raha, vaid ma saan ka tegelikult oma esivanematelt mingisuguse pärandi, mis on vaimne, mis on võib-olla hingeline. Sest et ma ei tea, kuidas te analüüsite ennast, aga ma olen väga palju pannud tähele, et kui ma käitun natuke vanaema või vanaisa moodi või isa või ema moodi, siis midagi on sult nagu kandunud nendelt sinu sisse. Eks ju? Et see on üks asi, aga nüüd ka see, et kui minu vanematest või esivanematest keegi on olnud seotud, siis see tuleb ka mulle kaasa. Ja me peame seda teadvustama sellepärast, et vahest me mõtleme, et inimene sünnib siia, mida ta on teinud valesti, et ta peab nii palju kannatama. Tal on juba nii palju raskusi peal. Mis on see väikene laps teinud? Mis saab olla? Aga see on esivanemate pakett, millest tema saab osa. Kahjuks on see niimoodi. Ja sellepärast palvetage, siduge lahti Jumalaga koos neid sidumisi, et teie lapsed ei oleks seotud, et ei pärandaks edasi neid asju, sest et Jumalaga koos on võimalik tühistada vaenlase töö ja panna käima õnnistuste liin. Ehk siis sünnib laps ja ta ei saa aru, mida ma olen teinud, et ma saan sellise õnnistuse osaliseks. See ei mahu mu pähe. Keegi on teinud midagi õigesti. Ma saan osa sellest ja ma vaatan teisi. Miks nad kannatavad? Miks peab nii raske olema? Aga Jumal tahab sind tuua välja. Isegi kui sa oled kannatanud, kui sa oled kogenud need raskusi, siis Jumal tahab sind tuua õnnistuse teele. Ja täna on see otsuse päev sinu jaoks, et sa saad otsustada, ma tahan käia sellel õnnistuse teel. Ma tahan anda kõik need killustiku, kõik liiva, kõik, mis seob seda tugevat kihti minu ja Jumala vahel. Ma annan Jumalale kõik selle valu, iga kivi, tüki, killu ka. See ei ole lihtne, aga see on alistumine ja see on alandumine. Ja see on ka tihtipeale minu meele muutus, meele parandus. Ma enam ei tee nii, nagu ma tegin vanasti. Ma enam ei mõtle nii, nagu ma tegin vanasti või mõtlesin vanasti. Midagi täiesti uut. Kui enne läksin siit poolt, nüüd lähen siit poolt. Täiesti teises suunas. Ja minul, kui ma jõudsin sellesse punkti, ma lähen selle juurde tagasi, kui mulle öeldi ja ma analüüsin seda, mis minu sees tegelikult toimub, siis ma sain aru, et minu ülesanne nüüd midagi muuta selles. Mingid otsused, mingid tegevused oma elus, tõmmata kriips peale, kustutada ära mingisugused portaalid, mingisugused programmid, mida sa kasutad, mingid asjad, mis viivad sind millegi nii, mis sind paneb komistama või kukkuma. Need on need sammud, mida sina saad astuda. Et sa hakkad käima teist teed pidi. Et sa mõtled teistmoodi, kui sa oled siiani mõelnud, et ma olen halb, ma olen vale, mul paha, ma ei suuda,
siis nüüd sa kuulutad endale Jumala sõna ja sa hakkad uskuma sellesse, et see on sulle võimalik, see on sulle kättesaadav. Nii nagu psalmist laulab. Taavet oli väga tihti olukordades, kus päike ei paistnud päriselt. Psalm 42:6. Miks sa oled rõhutud? Nii rõhutud mu hing ja nii rõhutu mu sees. Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada palge abi eest. Ta on kehvas kohas, ta näeb, et tema hing tema sees on rõhutud. Ta vaatab sellele hingele otsa, mis tunneb kõiki neid emotsioone, seda raskust. Ja ta ütleb, miks sa oled nii rõhutud? Ma tahan veel kiita oma Jumalat, kes teeb mind vägevaks, kes toob mind välja, kelle käes need olukorrad minu elus ei ole võimatud. Ta õhutab ennast ülesse. Ja Jumal tahab panna su identiteedi paika temas, kes sa oled Kristuses. Sa oled uus lood, sa oled armastatud, sa oled õigeks tehtud. Võtke see vastu ja kuulutage seda endale. Mul tuli üks pilt ka sellest, ma ise autoala inimene, andke andeks, kui te ei suuda samastuda, aga võib-olla suudate ka, et kui vana romu, mingisugune, ütleme, mul endale lihtsalt meeldib selline näide nagu Ford Mustang GT 500, mis on väga haruldane aastast 67, mis on vedelenud kuskil garaaži sügavustes, mis on üleni roostes, mis on auke täis. Aga tegelikult on nii väärtuslik. Aga kui sa ostad selle rooste kammaka, siis sellel ei ole mingit väärtust. Mingi väärtus on, sest et kõik teavad, et tulevikus sellel on veel väga suur väärtus, siis nad müüvad selle ikkagi päris kalli hinnaga. Kas sina tead enda väärtust? Minu äi on restauraator. Ta restaureerib vanu autosid. Ja tema garaaži ukse taha tuuakse järelkäru. Mõni ütleb, vana raud. Aga tema vaatab, see on see auto aastast 42. See on ilus. Kas sa oskad seda näha? Vahest me oleme nagu see vanaraua koorem, kes viiakse Jumala ette või kes tuleb Jumala ette ja sa ei näe mitte midagi seal ilusat, see on üks rooste hunnik. Mõni ütleb, et see pressi alla uueks täiesti. Aga meister teab selle väärtust. Meister viib selle oma garaaži. Võtab selle pulga osadeks, kõik mootori juppideks ja ta taastab selle täielikult. Täielikult. Väga selle lähedaselt, kelleks ta on näinud, et see on olnud, kelleks ta on loodud. Ja ühel päeval, võib-olla aastate pärast, sõidab sealt garaažist välja omal jõul aastast 42 või 67 mingi väga ilus auto. Ja sa mõtled, et kas see tõesti oli see roostunnik. Aga see on see, mida teeb Jeesus. See on inimlik näide. Aga mida vajab restauraator selle juures? Seda ei suuda teha iga inimene. See on nüüd inimlik pool. Tal on vaja tohutut kannatlikkust ja püsivust. Teha tööd selle vana asja kallal. Ja et oma vaimusilmas näha seda uut ja ilusat asja, mida ta oma käte vahel vormib. Ja ta paneb selle südame tuksuma uuesti, õiges rütmis ja häälestab selle, et see töötab õigesti. Jeesus teeb sinuga samamoodi, ta muudab sinu südant. Ja kui meie kogudusse tuleb inimesi, ja meie keskel on inimesi, kes on restaureerimise protsessis. Mina olen ka. Mind ka muudetakse.
mul on juba midagi paremaks läinud ja sellest ma räägin ja kiidan Jumalat ja toon au talle. Ja ka sinu sees muutuvad asjad paremaks. Ja kui midagi juhtub, ma näen, et ikka ei ole päris, siis ma olen Jumala ees. Ütlen, sina oled minu meister. Anna mulle andeks ja paranda mind ja muuda mind, kujunda mind. Ja sealt tuleb midagi ilusat. Ja üks asi on see, et kuidas taas ühenduda siis Jumalaga. Et meil on võib-olla raske minna sinna, kuna me näeme seda nii palju puudulikkust. Siis isegi, kui sa oled vettinud palk, Allan Laur ütles ühes saates seda, mul on nagu jäi see meelde ja meeldis see mõte, et kui sa oled vettinud palk ja sa viskad ta tulle, ta ei lähe põlema. Aga mis juhtub? Ta hakkab kuivama. See tuli keedab temast selle vee välja. Kui sa oled vettinud, kui sa oled läbi imbunud mingist jamast, siis tule kogudusse, tule Jumala koosolekutele, tule sellesse osadusgruppidesse ja lase ennast lihtsalt kuivaks teha. Nii, et sa hakkad võtma tuld. Sa saad kuivaks ja sa oled võimeline põlema, minema ja põlema täie jõuga. Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi. Ja nii nagu oli ka see, et ärme anna alla. Kaupo ütles, ärge andke alla, siis ärme anna alla. See on üks võidujooks. Siin on varasemalt pühapäevalt ka räägitud võidujooksust, eks ju. Ja mis võidujooksus on? Sa ei anna alla, sa lähed lõpuni. Ära anna alla. Sest et meister on valmis sind vastu võtma. Ta on valmis sind restaureerima, taastama, uuendama ja tegema uueks. Ja see kõik toimub vaimu kaudu, et meis vaim saaks tugevaks ja liha nõrgaks ja meie hing nõrgaks. Laseme selle protsessil minna käima meie sees. Jeesuse nimel. Amen. Palvetame. Kallis isa, ma tänan sind. Ma tänan sind selle protsessi eest, mida sina meie igaühe sees teed. Ja ma tänan, et me ei ole lootusetud juhtumid. Sinu jaoks ei ole lootusetud juhtumid. Issa, ma tänan, et me võime alanduda sinu ees, me võime alistuda sulle ja panna maha oma mina, et sina saaksid valitseda meie sees ja suureks saada meie sees ja meie läbi. Jeesuse nimel. Amen.